Muidugi on Jumala külluse ja armulikkuse ja armastuse ja hallastuse varasalv lõputu. See, et ma räägin, rääkimise aparaat, praana, eks ju, et mul on kodu, lõhnad, maitsed, värvid, kogu aeg nagu voolab 24/7 Jumala poolt nagu hea tahtlikkuse armastuse energia, eks ju. Läbi meie, kes me oleme temast lahutamatud, et me ei saa nagu lahutada sealt. Ja siis sa niimoodi mõtiskled ja aeg-ajalt nagu Jumala armust antakse sulle, et sa hakkad nägema nagu siis vanemast peast eriti, eks ju. Et kui hea ja armulik on emake loodus ja kõik sealt läbi emakese loodus ja kõik need need ekstaatilised, ilusad tunde nagu varjundid. Ja kas või muusikagi praegu see taustal selline müstiline muusika. Kõik see on ju kuskilt tulnud, see on nagu juhuslik kombinatsioon. See on kõige teadlik elusolend on loonud need noodid, need laadid, eks ju. Aga mõni laad võib-olla, mulle väga meeldib, aga et sa kuuled seda võib-olla närvis, et see on ka nagu maitse ja teaduse küsimus ja kõik see suur valikuvabadus meil. Aga kogu sellise pika sissejuhatava joru mõte on selles, et praegu ma istusin, tegin nagu mõned aastaid ja siis mõtlesin, et mis on kõige suurem armulikkus, et mõnikord me arvame, et see armulikkus, Jumala armulikkus on mingi nagu, ta on ka, aga et ootad midagi, et sa nagu tahad midagi, siis ta annab seda, Jumal, aitäh, selle loodus või karma, et näed, ma sain selle asja, eks. On ju nii. See on meil psüühikas. Siis tuleb välja, et kuskil sügaval ma nagu sain aru, et jälle ülihinge armust, mul nagu võimaldati aru saada, et kõige suurem armulikkus juba see elu on see, et siin lubatakse nagu nullist alustada, aga enne kui sa nullist saad alustada uut kvaliteetset, eks ju, omakuse püüdmatud armastuse teed, on paljastuse protsess. Ja see paljastuse protsess on niimoodi, et ma ei tea, kuidas, aga nagu Jumal näitab nagu kõrvalt sinu omadusi ja seda kruuvi, seda kehalise samastamise, kadeduse, iha, viha, enesekeskuse, seda ekspluateerimine, kui peenel levelil ta nagu elust elusse, see materiaalmaailm on selle tinginud, eks ju, ja kui tugev on see. Sa nagu näed, sa saad aru küll, et teoorias, et hing on puhas kõikidel, aga sa näed kihte, kui tugevalt sa nagu elad seal nendes kihtides. Ja kui ainult hetkeks või korraks sul on sellised valgustumise avantsipäevad või hetked. Ja see teeb muidugi nagu alandlikuks, eks ju, vähemalt korraks, aga see ka nagu paneb hämmastama, et kuidas Jumal on nagu tingimusteta sind armastab, et kui sa hakkad nagu nägema neid, Jumal paljastab, eks ju, kui pealiskaudne vend sa oled. Kõiki neid kihte, mis on nagu üsna šokeeriv, öeldakse, see vaimses elus on ka see üsna šokeeriv etapp, eks ju, kui sind algus on fanaatilisus ja sentimentalism, aga pärast seda tuleb, kui sa hakkad see puhastusprotsess hakkab, siis sa hakkad nägema, kuidas see kõik hakkab välja, need samastamised, eks ju, sulle uut hinge teadvustamist, algset hinge teadvustamist veel ei ole nagu teaduses 100%. Aga siis sa näed, et mine pekki. Esimene reaktsioon on küll, et ma ei tea, et esiteks kui armulik on Jumal, eks ju, ja siis mõtled, et ma nagu selle vennaga viitsiks küll nagu edasi nagu funktsioneerida, et see oled pandud nagu nii pealiskaudset teemat elust elusse, kuidas sa suhtud ja kuidas sul see empaatia on seal nulli lähedal ja kõik need asjad tulevad nagu, see on nagu kõige suurem armulikkus, kui Jumal paljastab sind. Muidugi sellest ei tohi lasta nagu carried away, nagu öeldakse, et umbes, et pärast antidepressante peale ja lubad enese tapu peale, aga see on üks suuremaid armulikkus, et selle peale saab nagu ehitada nullist jälle nagu, et okei, hinged me oleme kõik, eks ju, unikaalsed, täis armastust, puhtust, kõik okei, see on nagu põhifundament, see on nagu hea uudis. Aga siis teine uudis on see suur armulikkus ja paljastamine, et okei, et kui sa koostööd ei tee ja oma hinge ja füüsilise ja mõtteenergiat, kui sa 100% ei rakenda nagu Jumala teiste anallikuks teenimiseks 24/7, kui sa ei ole sellel teel või ei taha seda teed, siis see on nagu õuduskuubis nagu, lihtsalt õuduskuubis. Kui tugevad on meil need psüühilise energia, kõik see kriitika ja ekspluateerimine, mina mulle, minu mantra. Ja see on kõige suurem armulikkus, on aru saada. Et lõpuks sa oled nagu paljastatud vend.
sa võid show'd edasi teha. Noh, peabki tegema, eks ju. Kõik seal muusikamees ja räägib tarka juttu, nii ja naa. Aga sisemiselt ülihing vaatab sulle otsa, sina vaatad ülihinge otsa ja lihtsalt nagu ülihing noogutab. Tubli. Aga vend, vaata korraks oma südame puhtuses sügaval alateadvusesse, mis seal toimub nagu. Ja see muidugi paneb pisara teeb lahti nagu selline ise, ma arvan, et see nagu jumala või looduse armalikkus, ta nagu paljastab sind, kuidas sa oled nendes kihtides, ekspluateerimise kihtides ja oma meelelises ja kehalises samastamises. Ja noh, muidu sellest ei oleks midagi, sa oled nii väike täpp, vahet ei ole, kas on hästi või halvasti. Aga kõige kurvem on see, et sa oled nagu armastuse seaduste vastu peenel tasemel nii palju kordi eksinud ja teistel elus olete kannatusi põhjustanud. See on nagu trauma. Muidu nagu vahet ei ole, mis nagu ma olen valgustunud, ei ole valgustunud, vahet ei ole, üks täpp kuskil universumis kõiksuses.